On kuum juulipäev Kalamazoo, Michigani korterelamus, kus politsei reageerib teatatud tulistamisele. Kas ta on siin sees? Ja mulle viibatakse siin 1332 alumine pool, põhjapoolne trepikoda. Ma ei... Trepikojas leiavad esmareageerijad 30-aastase Charles Lee Wary, kes on kuulihaavaga. Võimude teatel viidi ohver haiglasse, kus ta kuulutati peagi surnuks. Seejärel otsivad politseinikud võimalikke tunnistajaid. Mida te täna kuulsite või nägite? No, ma olin sen sees ja lasin endale juukseid teha. Ma lihtsalt kuulsin laske, ma kukkusin maha. Ja kui ma enam laske ei kuulnud, vaatasin mu ukse vahelt välja ja Nii et ma läksin trepi juurde ja see ongi see, mida ma nüüd näen. Kas sa tunned selle seal oleva mehe ära? Ma olen teda siin varem näinud, aga ma ei tea. Ametnikud kammivad rahvarohke kompleksi läbi ja lõpuks keskenduvad ühele korterile, mis nende arvates võib olla kuriteoga seotud. Selle koridori lõpus hoiavad politseinikud pärast mitmekordset koputamist uksele silma peal. Kuid mõni minut hiljem tuleb nende üllatuseks korterist välja naine. Lähme lihtsalt siit kaudu välja, kui te ei pahanda. Räägime siin väljas, eks. Kes elab siin? Kas te elate siin X-i? Jah. Kas olete üürilepingul üürnikuna kirjas? Jah. Astuge siia natuke rohkem välja. Jah, olen küll. Kui kaua te olete seal elanud? Peaaegu 4 aastat. 4 aastat. Miks te kõik neid küsimusi küsite? Ma lihtsalt astusin oma korterist välja. Praegu viin teid lihtsalt nii palju toimuvaga kurssi, kui ma hetkel suudan. Me uurime siin toimunud tulistamist. Okei. Ja meil on põhjust arvata, et see võib praegu viia teie korterini. Minu kodu? Vähemalt see on osa infost, mis meil praegu on. Sellepärast peamegi küsima, kes sinu korteris käivad. Ja? Ma võin sinna sisse minna ja otsida mida iganes te soovite. Hei, mitte keegi! Naine nõustub lubama politseil oma korterit läbi otsida, kui nad leiavad kiiresti huvipakkuva eseme. See kummaliselt paigutatud seljakott. Mine. Kus nad on? 30 sekundit möödas ja ma olen peaaegu valmis. No, kui see midagi väärt on, siis selle seljakoti ID kuulub Don Quay White'ile. Ta on kindlasti varem olnud seotud mõne tulistamise uurimisega. Politsei leidis 23-aastase Don Quay White'i isikut tõendava dokumendi, keda hiljem kirjeldati kui üürniku poega ja keda tuntakse kahtlusalusena teistes tulistamisjuurdlustes, teatas politsei. Uurijad tuvastasid hiljem Don Quay ja tema venna 21-aastase Deontay Armstrongi kui tulistamise kahtlusalused pärast piirkonna valvekaamerate salvestiste läbivaatamist. Ütleksin, et see on päris hea juhtlõng. Tark hakkab peaaegu nagu... Jah, ta on. Valge, kellel on püstolilamp koos ID-ga. Politsei ütles, et nad leidsid seljakotist ka relvakoti ja püstolilambi. Pane sa selle jaoks suurde taskusse. Noh, ma tahtsin kõigepealt relvakotti. Siin on lihtsalt hunnik seepi, sest ta on vahel luuser. Aga ma ei tea, kas see teeb sind luuseriks, kui sa tegelikult pesed ja duši all käid, aga... Ma ei usu, et hiline 20 sajand koos gripi ja muu kogukonnaga seda tegi. Järgmisena soovib politsei taas korteri elanikuga rääkida. Toin sulle süüa ja liike seda. Okei. Kas keegi teine käib veel sinu korteris sisse välja või midagi sellist? Ei. Mu poeg tuleb ütleb tere ema ja see ongi kõik. Kes su poed on? Don Quay. Okei, see olekski olnud mu järgmine küsimus selle seljakoti kohta, mille sees oli Don Quay isikut endal dokument. Tema lapse ema tõi tema riided siia. Ta vaatas tema järele. Kui kaua sellest möödas on? Aili. Olgu. Millal sa viimati nägid Don Quayd? Ma ei ole teda näinud. Ma rääkisin temaga varem. Ta helistas mulle ja küsis, kuidas mul läheb, sest ma ei tunne end hästi. Aga okei. Nii et ta hoolitseb sinu eest, kontrollib, et sa oled olemas ja kõik on korras. Kas ta on siin minu juures olnud? Ei, kindlasti mitte. Kus ta siis peatanud on? Ma ei tea, ta on täiskasvanu. Ma ei tea, ei. Kas siin? Kuigi pereliikmed väitsid, et nad ei tea Don Quay asukohta, leitakse ta nädal hiljem üles ja talle astub vastu SWAT-i eriüksus.
politsei, näidake oma käsi, tulge kohe välja, astuge välja, käed kõrgele üles. Tulge trepist alla. Mul on see. Astu tagurpidi, tule otse minu juurde tagasi. Tule tagasi, Greg. proua. Pane käed selja taha. Põimi sõrmed kokku, mees. Põimi. Kas sinuga on kõik korras? Ametnikud tuvastasid siin nähtud mehe kui Don Quay White, ühe tulistamises kahtlustatava. Kuid tema vend, Deontay Armstrong, on hetkel endiselt teadmata kadunud. Tema on kõik korras. Tule siit kaudu välja. Kus käis Riiga? Jah, tahad istuda? Milleks ma siin olen? Don Quay saadetakse politseijaoskonda, kus politseinikud ootavad uurijaid. Mis kurat see on vend? Jah, see on hea küsimus. Kas see on uurija? Kuidas läheb? Tore. Kas uurija on vestluseks saadaval? Milline uurija siin tuli? Ma ei tea, meil öeldi, et toome ta siia uurija vestlusele. Mis su nimi on? Te olete aelised nagu Don Quay White, te olete juba ammu pensionil. Kuidas teil tööl läheb, Matt? Ma tean, et teie arreteerisite meid ka. Ma ei olnud seal rohelises vormis. Lihtsalt lõi teadvusetuks. Kas sa peaksid kedagi tundma? No mis siin on? Mine edasi liigu ringi, ma saan minna. Lõpuks istub Don Quay ülekuulamisruumis, kui detektiivid saabuvad ülekuulamist alustama. Kas keegi on seal sees, mees? Tuli sisse ja rääkis sinuga. Jaa, mees. Kui vana sa oled? Kas sa oled 21 või 22? Ma olen täiskasvanu. Just seda mõtlengi. Kui vana sa oled? Mida see tähendab? Täisealine. Mis on üle vanuse? Üle 19 või 20. Seejärel lugesid detektiivid Don Quayle ette Miranda õigused enne jätkamist. Kas sa saad õigustest aru? Jah, mees, mul on lihtsalt pea sassis. Vend, okei. Sa pead seda välja ütlema, mees. Ma ei loe su mõtteid. Hästi. Kas sa oled rääkimiseks valmis? Õige, sa tead, kellest me räägime. Okei. No, sinu nimi tuli välja uurimises, millega me tegeleme, Sweetwano. Kas minu nimi tuli uurimises välja? Nii et teie kõik. Mis sa arvad, milles asi on? Mind tegelikult ei huvita, sest minu nimi tuli välja. Minu nimi ei saanud midagi vaadata. Nagu mis? Nagu mida sa teed? Ära muretse selle pärast. Ma lihtsalt ütlen, et nagu palju igasugust asja. Minu nime kasutatakse kõnekeeles igasuguse jama kohta. Ma ei tea, mis see oli. Aga kui sa peaksid arvama, siis mida sa arvaksid? Ma ei arva midagi, vend. Okei, ma lähen. Vaatamata algsele vastuseisule toovad uurijad välja veel ühe juhtumi, mis nende arvates võiks selgitada rünnaku motiivi. Me uurime üsna tõsist juhtumit, kus ta oli peaaegu auto alla jäänud. Kas sa kuulsid sellest? Kas su vend rääkis sulle sellest? Ta oli peaaegu auto alla jäänud. Jah, ma mäletan seda. Ja see on üsna tõsine, eks? Jah, meil on tunnistajaid, kes ütlesid, et ta oli peaaegu auto alla jäänud, eks? Me uurime seda. Hästi. Kes oleks peaaegu auto alla jäänud? Su vend. Minu vend. Räägi mulle sellest. Ta rääkis mulle sellest. Olgu, ta tegelikult ei rääkinud mulle eriti palju. Ta lihtsalt ütles, et ta läks üle tänava. Nagu Gret pani autole gaasi või midagi sellist. Nagu, ta keeras tema poole. See on kõik, mida ta mulle ütles. Ma tegelikult ei küsinud temalt eriti midagi, sest tead, ma veritsesin. Kas ta tundus selle pärast üsna raputatud, nagu ta oleks peaaegu autolt löögi saanud? Jah. Ta helistas mulle hilja. Ja ta helistas mulle kuidagi nii, nagu ta oleks olnud... Ma ei tea, kas ta oli tol hetkel hirmul või nuttis, aga tema hääles oli kuulda, et ta oli nagu, tead küll, nagu mingi jama oli juhtunud. Kas ta ütles midagi selle kohta, et ta üritas teada saada, kes see inimene oli? Ma mõtlen, kes ei tahaks. Mis kurat, ma mõtlen, lööb sind, üritab sind viia, mida sa tahad teha? Ma ei rääkinud temaga sellest. Sa ei kutsu politseid, sest sa oled detektiivkoer. Seda te kõik teete. Ausalt öeldes, mees, kui ma teaksin, kuhu auto läks, siis ma ilmselt otsiksin ja prooviksin välja uurida, kes seda autot juhtis. Mis sa arvad, eks? Ma ei rääkinud temaga sellest. Kas ta ütles, et proovib välja uurida, kes see inimene oli? Ma just ütlesin sulle. Ta rääkis mulle, mis juhtus. Ja ma ütlesin talle, et oleme väikese Jonesiga, nii et ma helistasin talle hiljem.
me ei rääkinud sellest pärast seda enam, nii et ma ei tea, mis. Nii see oligi. See oligi viik. Jaa, oota. Ta ei maininud, kes seda tegi või midagi sellist. Ma ei püüa sinult sama asja rohkem kui üks kord küsida. Ta lihtsalt tahab, et sa teeksid seda. Ta lihtsalt küsis, kas sa tead mida? Kas ta sai teada või kas ta teab, kes seda tegi? Ja sa hakkad sama jama küsima. Ei, okei. Mis asja? Ma ei tea, ta teab. Ma ütlesin sulle, et räägi sellest, mis juhtus ja me pole sellest jamast pärast seda rääkinud. Nii et ma ei tea, mis juhtus või kas ta sai teada, kes seda tegi või mitte. Mis sul viga on? Bro. See läks liiga vara, bro. Kas sa ütlesid talle, et ta midagi teeks või lihtsalt kuulasid teda ja olid nagu, jah, ma ei saa praegu rääkida? Ma ei ole. Ma ei hakka sellesse niimoodi süvenema, kui olen oma naisega. Ma ütlen lihtsalt midagi ja lõpetan kõne. See oligi kõik. Don Quay eitab korduvalt oma seotust juhtumiga, välja arvatud telefonikõne. Kuid kui politsei esitab talle videomaterjali tõendina, muutub tema lugu kiiresti. Nii et asi on sellest, tead, Fox Switchis on igal pool kaamerad, kui ma seda ei näe, eks. Nii et ütle mulle, mida sa siin teed. Ma arvan, et see on umbes see aeg, kui su vend peaaegu pihta sai. Kas sa lihtsalt jalutad ringi või mida sa siin teed? Ma lähen välja. Okei, sa ei tea, mida sa teed, Matt. Mis nagu ajendas sind korterist lahkuma? Nagu miks sa lahkusid korterist just sel konkreetsel ajal, kell 17.55? On suvi, on palav. Kes tahab terve päeva toas istuda? Tee see loogiliseks. Sina, 20 aastat vana ja kell on 17.55. Mis juuli? Palav. Kes tahab lihtsalt toas istuda? Ole nüüd tõsine. See lihtsalt ei istu toas. Ei, on palav. Ma lähen värsket õhku hingama. Ma ei pea toas kinni olema. On palav. Keegi ei öelnud, et sa pead. Ma lihtsalt küsin nagu täpsemalt. Tundub, et sa liigud kuidagi eesmärgiga. Nagu sa oled kuhugi minemas. Ma võiksin minna ja ainult kordi teha. Toit on seal väljas, seal on kommimajad. Ma võiksin minna puid tooma, lihtsalt suitsetada. Ükskõik mida. Aga kas sa mäletad, mida sa siis tegid? Peale selle, et lihtsalt üldiselt. Sa tead, mida ma mõtlen nagu? No, ma ütlesin sulle, ma läksin midagi sööma. Okei. See on okei. Kõigepealt suhu. Ma läksin midagi sööma. Ma nacho majas, snäkkide majas. Nagu tule juba vend. Kus see on? Tagapuu. Me ei tea, kus see on, mees. Ma ei tea, kus see praegu asub. Seal taga, kus sa näed, see on mingi alumu. Mis kuule, ma mõtlen. Ma pole kunagi kuulnud, et selles majas oleks mingi nacho maja. Õige, sa ei kuulegi seda, sõber. Olgu. Tead, päeval pärastlõunal, mida sa tol päeval pärastlõunal tegid? Vend, ma veitsin aega oma pojaga. Sain tööle. See on millegi süüa, sõber. Nüüd otsustavad detektiivid, et on aeg kaardid lauale panna. Nad teavad rohkem, kui välja näitavad. Noh, me märkasime eelmisel kolmapäeval, et ta helistas sulle umbes sel ajal, enne kui sa sellest hoonest välja tulid. Kas sa mäletad seda vestlust? Ta lihtsalt helistas ja ütles, et tule välja. See ongi kõik, mida ma mäletan. Ma ei pidanud sööma minema, aga ma juba olin teel välja. Nii et, okei. Mida me uurime, lisaks sellele, et ta oli peaaegu pihta saanud, on see, et keegi tulistati surnuks. Okei, ja sellepärast tahamegi sinuga rääkida. Okei. Tahame sulle võimaluse anda. Selgitada, miks see juhtuseks. Kuula korraks. Ma ei tea. Kuula. Me teame, et sina oled selles vastutav, olgu. Sa tead, et seal on videod olemas. Sa tead, et on palju tõendeid, eks. Me teame, et see juhtus. See, mida me ei tea, on miks. Kas sa tunned kahetsust selle üle, mida sa sellele mehele tegid? Mees, ma tunnen kahetsust kõige üle, mida ma teen. Kas sul on kahju, et sa selle mehe pihta tulistasid? Muidugi. Kellegi jaoks, tead küll. Miks sa siis ta maha lasid? Ray. Sest mis? Sest ta üritas su venda lüüa ja sellepärast sa tegidki seda. See on lihtsalt... Mees, ma ei ole selles midagi kahtlast teinud, mees. Aga mida veel öelda? Olgu, teil on see salvestis olemas. Mu vend kutsus teda Flemmiks ja värki. Ja ma läksin lihtsalt välja. Te näete ise, mees. Ja ta oli nagu, mu vend hüüdis nagu üle tee.
ja tüüp oli kuidagi selline, ta andis mulle imeliku kahtlase mulje. Ta liikus kuidagi kiiresti ja see natuke hirmutas mind. Ta hakkas nagu midagi haarama. Ja nagu ma ei tea, mis toimus. Ma ei tea, mis neil käsil oli või. Midagi enne, kui ma välja tulin. Aga ta nagu sirutas käe ja see tegi mind närviliseks. Noh, ma ei tea. Ja tänavatel käib asi nii, kas tapad või sind tapetakse. Sa tead küll. Ja ma kardan oma elu pärast. Ma tunnen end nagu tema. Mu vend helistab mulle ja ütleb midagi. Ma ei kuulnud, mida ta ütles, aga mul on lihtsalt tunne, et ta oli. Läheb ja teeb mulle midagi. Don Quay tunnistab, et tulistas ohvrit, öeldes, et ta kartis oma elu pärast, kuid uurijad tahavad endiselt rohkem vastuseid. Mitu korda sa teda tulistasid? Mitu korda sa tulistasid? Ma ei hakka sulle valetama. Ma ei arvanudki, et see olid sina. Okei, kas sa tead, mitu korda sa tulistasid? Umbes 5 korda, 4 või 5 korda. Okei. Me peame selle relva üles leidma. Kas sa tead, mis sa sellega tegid? Ei. Keegi võttis selle mult ära. Okei, kes see on? Ma ei tea, kes see inimene on, aga nad võtsid sind nagu sinu juurde nagu tugi, nagu. See on nagu, tead küll, kuidas sa saad midagi kätte. Aga. Anna see mulle, sa ei saa teda tagasi. Nii et ma ei tea, kus see relv on, nagu ta võttis selle meilt mõlemalt ära. Okei. Aga tol hetkel, kui te uuesti kohtusite, andsid selle talle, Deontele? Ja siis te läksitegi sealt edasi. Noh, sa tead küll, ma mõtlen, sellest on video olemas. Video ja sa peaksid teadma, mida sa mulle näitad. Jah. Aga nüüd sa ütled, et keegi võttis selle teie mõlema käest ja te ei tea, kus see praegu on. Kas sa saad öelda, mida ma ütlesin? Jah, see mis ütlesid ju. Sa oled liiga ilus. Milline sa oled? Mida sa tahad, et ma ütleksin? Ma ei tea, kus see on. Olgu. Ma ei saa sulle lihtsalt anda vastuseid selle kohta, mis relvaga juhtus, sest ma ei tea. Olgu. Ja ma olen 100% aus, ma ei teadnud. Ma hindan seda mees. Loodetavasti on Deontel sellele parem vastus, sest tead, tema oli see, kes relvaga minema jooksis. Umbes 3 kuud möödus, enne kui Don Quay vend Deonte väidetavalt USA marssalite poolt Chicago lähedal kinni peeti. Nüüd läheme teise kahtlusaluse juurde, kui detektiivid said lõpuks võimaluse talle samu tõendeid esitada. Räägi mulle, mida sa tegid? See on 24. juuli 2024, kell on umbes 17:44. Kas sa mäletad, mida sa tegid, Mait? Ma näen, toon ta siia. Oldu. Nii, et sa oled sina siin, sa elad selles majas. Jah, olgu. Nii, et sa kõndisid sealt üle. Hästi, see oli siis umbes kell 17:45. See pole üldse seal, kus tulistamine toimus. See pole selle koha lähedalgi. Mis kell tulistamine toimus? Umbes 10 minutit pärast seda. Ei, kindlasti mitte. See oli lihtsalt üks video, mida tahtsin sulle näidata, eks? Hoone, nagu sa nägid mind sealt välja vindimas. Rahvahulga hoone kell 5:55. Kui te selle salvestuse välja võtate, siis saate aru, eks? Nii et sa ütled, et see kaameravideo kell 5:55 ei näita sind? Ei, see näitab Don Quay väljumist tagauksest, vend. See ei näita mind. Kas siis ta helistas talle? Kes? Kas siis sa helistasid Don Quayle vahetult enne, kui ta sealt hoonest välja astus? Ei, ma helistasin talle. Kutsusin Don Quay puidu pärast, aga Don Quay ei vastanud. Nii et ma helistasin talle. Sellepärast ma ütlesingi, et mul pole midagi selle vastu, et koostööd teha. Aga ma pean teadma, et ma saan mingisugust... Sa tead küll nagu. Me ei ütle, et sina oled tulistaja. Nagu mõned inimesed tunnevad seda. Õige. Ja kuula, me näitame sulle seda. Nagu... Sellepärast ma olen nii segaduses. Ma ei tulistanud kedagi. Nii et sa oled sina, kes tagasi tuleb, eks? Jaa. Iga see just tema, kes töötsid. Ja lihtsalt pea meeles. Ta ütles, et sa tahtsid koostööd teha. See on kõik. Ma ei hakka valetama. Kui sina, ma ei tea, tal oli nagu, ma ei tea, kas te saate tema oma jälgida, aga kui ta seda tegi, siis ta ütles, mul on kõrini. Ta andis mulle telefoni, oma kanepi, oma kaalu. Ta pani mõlemad relvad siia.
ta andis mulle telefoni ja me ei räägi sellest, et vii see lapsele minu hiir. kui sa sõidad. ma käisin seal, keegi ei vastanud uksele. Ükski neist, nagu selles videos, ei näita, et see tüüp oleks mulle relva andnud. Ma näitasin sulle, et ma võtsin selle, aga see ei ole mingi poeg. Istu korraks, eks? Sa just ütlesid, et tahad koostööd teha ja olla aus. Ja ma kinnitan seda. Kuule. Mul oli tema telefon ja tema narkootikumid. Sõna otseses mõttes tema telefon ja narkootikumid. Ja ta ütles, ma tulen kohe tagasi. Ta läks oma ema juurde. Ma läksin tema telefoni viima tema lapse ema juurde. Kallis, minu mees vastas. Kas sa tead, et ta just tulistas kedagi? Ma ei hakka seda ütlema, aga ta ütles, et tal on kõrini. Ta on taga õues. Kas sa kuulsid laske? Jaa. Ja sellepärast ma käitusin imelikult. Ja tõesti, seal seisis nii palju inimesi ja kõik oli kohal. Seal on tõesti palju inimesi, jah. Kui sa talle helistasid, kui sa helistasid Don Quay'le, mida sa talle ütlesid? Kas sa ütlesid, et kuule, see tüüp on siin väljas või ütlesid, et kuule, tule välja või mida sa ütlesid? Ma sain ta telefoni teel kätte. Ta ütles, Big Wood. See oligi kõik. Jah, olgu. Okay. Las ma näitan sulle seda, eks. Ja see hakkab sulle mõistikuna tunduma, kui sa seda näed, ma arvan. Ja nii edasi. Jah, need on lihtsalt ekraani pildid. Nii et see ongi. Kuula korraks. See on relv tema käes, okei? Õige. 100%. Okei. Ja siis ta alustas. Siis ta hakkas rääkima. Tal on seal käes relv. Ta paneb talle tooli. Nii, et kuula. Istu ja kuula. Järgmine kaader on see. Ei, vein. See on ekraani pilt, aga ma ütlen, kui sa vaatad videot, kui sa päriselt videot vaatad, siis kui ta sinna jõuab, ta peidab midagi. Ta läheb ja kaevab oma taskus, nagu... Kuula. See on meie vaatenurgast, okei? Me ei ole seal. Ma tahan, et sa näeksid seda meie silmade läbi. Me näeme relva varju. Me teame, et keegi oleks just tulistanud. Sama käsi, kus relv on. Ja nüüd järsku. Aga see ei näe küll välja nagu mingi... relv, mida mulle nüüd üle antakse. Pole näha, et midagi üle antakse. Me saame aru, mille pärast me muretseme, eks. See on sellepärast, et ta andis sulle relva ja nüüd me ei taha teada, kus see relv on. Sest see on see, mille Justin Bolton välja teenis. Nii et me ei teadnud, mis relv see on. Jah, see on loogiline. Ta ei andnud mulle mingit relva. Tüüp andis mulle oma telefoni tead. Ja me ei lasknud kedagi. Ausalt, ei. Hoolimata sellest, et talle näidati videotõendeid, eitab Deontay endiselt teadmisi selle kohta, mis väidetava mõrvarelvaga juhtus. Järgmisena uurivad uurijad Deontay järsku kadumist pärast mõrva. Miks minna Chicagosse ja peituda seal paar kuud? Ning nagu ma ei läinud Chicagosse ja ei peitnud end, ei vahetanud telefoni ega teinud kõiki neid asju. Miks seda teha? Kui sa ei teinud midagi... Esiteks, see telefon oli mu tüdruku oma. See telefon on olnud nende käes. Tegelikult lõhkusin ma telefoni ära. Sa tead seda? Kui te üritate välja selgitada, kus relv on, siis ma arvan, et te peaksite seda meest küsitlema, vend. Nagu, olge nüüd. Vend, tead küll, mis värk on, olge nüüd. Ma ei teinud seda mingi relvaga ega midagi, vend. Miks Don Quay talle seda teeks? Võib-olla, kui sa temad küsid, tundub, et see ütleb. Sa tead, et nad olid tülis, nad olid riius. Jah, aga ma ei hakka teile rääkima. Ma ei saa nagu... Sest nad ei olnud. Jaa. Nad ei olnud? Jaa. Nad ei olnud riius. Kuidas Don Quay teadis selle ajal hoonest välja tulla? Mida sa mõtled? Kui ma lihtsalt ütlesin sulle, mina ja A. Oh, jumal. Te kõik olete nagu, sa ju nägid veoautoteks. Te kõik olete nii rumalad. Ei, ma ei näinud veoautot. Sa näitasid sellele ja ütlesid, et see on seal. Sa sõitis läbi parklat, aga sa ütlesid, et see oli auto. See oli veoauto. Aga Don Quay tuli juba ammu enne veoautot välja. Isegi kui teie, sellepärast ma ütlesingi, et teil on, mina ei ole. Kui te ei lähe võtma seda 555 vaadet temast hoonest välja kõndimas, siis ta on juba varem läbi muruala kõndinud. Ja nagu näha, sa kihutad läbi parkläpp. Ta kiirustas parki. Nii et selleks ajaks, kui Don Quixote hoonest välja kõndis, ta oli juba enne, kui Chuck üldse parklasse läks, hoonest välja kõndinud. Ma näen partimist. Don Quixote pööras nurga taha. Nii et ei kavatse lihtsalt siin istuda ja öelda, et kus sa teadsid just sel hetkel hoonest välja tulla? Ei, te ei kavatse seda öelda. Ma ei kavatse seda öelda, vend. Kuidas ma saan siin istuda ja teeselda, nagu ma lihtsalt valetaksin teile?
või tead, ei, ma ei tee seda. Ma just ütlesin teile. Ma olen siin oma immuniteedi ja kaitse pärast. See, mida ma teile räägin, võib mulle surma tuua. Kui see on see sama väidetav vend, keda ma tulistasin, siis kõik, mis tal teha tuleb, on üks kõne teha. Ma olen surnud. Kuula, sa pead lõpetama laua peale tagumise, sest ma ei taha, et nad siia sisse tormaksid ja arvaksid, et midagi toimub. Olgu. Sellega on kõik. Ma saan aru, et sa oled ärvitunud, aga sellega on kõik. Ma ütlen teile, et neil oli varem tüli. Te lihtsalt vaatate teda ja ütlete, et ei, tal ei olnud. Kuidas te teaksite, kui te neid päevast päeva ei tunne? Ma ei usu, et kumbki meist ütles, et ei, tal ei olnud. Võib-olla tal siiski oli. Võib-olla tal oli, aga... See on kaameral, lase see uuesti ette. Ma ütlesin, et neil on tema. Ei, tal ei olnud. Olgu. Minu isa nimel, vanaema. Mu ema. See on tätoveeritud. Minu isa nimel. Sõber, see on träbal. See ütles, et nad ei teinud seda. No, kui ta seda ütles, siis ma lobandan. Ma olen 99% kindel, et see on selle mehe oma, sest ta võttis selle relva. Oma ema madja. Nii et see on nagu, ma ei tea, te kõik nad nagu lukustasid, nad üritavad mind arreteerida relva pärast, millest ma tõesti midagi ei tea. See mees võttis selle. See pole millegi pärast. Ma pole sellega üldse seotud. Teie, kõik see jama. Aga sellel mehel oli tõesti juba ammu enne mind. Temal ja veel ühel oli varem vahejuhtum. Seda ma ütlengi. Ta ei tohi talle öelda. Aga kui ta oleks tohtinud, oleks ta võinud teile öelda, sest tema inimesed, tema isa nagu Chuck Daddy olid juba enne selle arve nimeks küünarnukiga Don Quaid otsimas. Nad üritasid seda meest tappa juba ammu enne seda. Tema relv, eks? See oleks... Kui sa teeksid valedetektori testi ja sinult küsitaks, kas sa oled kunagi seda relva puudutanud, kas sa läbiksid selle? Jaa. Ma olen 100% kindel, et ma läbiksin selle testi. Okei. Pane oma kombinesoon uuesti selga, tule nüüd. Kui ma ütlen, et kaupmees on mu tätoveeringutel, siis inimesed lihtsalt räägivad, vabandust. Aga ma oleksin sellest 100% läbi saanud vend. Ma pole seda kunagi puutunud. Ja kui küsimus oli, kas sa puudutasid, kas sa haarasid, Istu maha. Ma ei taha, et nad millegi kaamerasse näeksid. See oli kui polügraaf oli kuidas ma seda ütlen? Kas sa puudutasid seda enne või pärast tulistamist? Ma oleksin ikkagi läbi saanud. Ma ei tea, mida tema tegi. Ta helistas oma inimestele või ma ei ole see meesvend. Kõik, mida ma tean, on see, et ta viis selle oma ema majja. Ja sealt edasi, ma ei tea, kuhu see läks. Nii Don Quay kui Deontay said süüdistuse esimese astme ettekavatsetud mõrvas ja tulirelva omamises kuriteo toimepanemise ajal isikuna, kellel oli relva omamise keeld. Vennad mõisteti hiljem vandekohtu poolt süüdi. Don Quay mõisteti eluks ajaks vanglasse ilma võimaluseta tingimisi vabastamiseks, samal ajal kui Deontay sai karistuseks 40–65 aastat vangistust. Tellige kohe, et saada lihtsamalt ligi Law and Crime Bodycami viimastele uudistele.